Nii, tervist! Tere! Me oleme... Mikker on minu käes ju. Sa peaks kuulma ju. Tere! Isegi mõtlen tere, siis ta peaks ikkagi... Väga meeldib. Ühesõnaga, me oleme tulnud Järve-Tallu mängima täna ja kui te küsite miks, siis siin on ühe Eesti tippmängija kodurada. Kui sa vaatad juba seljad vähe, siis ta praegu loobib meil siin midagi. Ta on ohustatud liik ja me kohe püüame ta kaameratega. Ühesõnaga, teeme siukse mängu, et mina, Karl versus Mauri. Mauril on ainult üks vise. Meil on mõlemal siis ka üks vise, aga kokku kahe peale. Me mängime paari, Mauri mängib üksinda meie vastu. Vaatame, kas me saame talle vastu. Ilmselt ei saa. Mauri, tule siis räägi ise ka, kes sa oled, kus sa tuled ja miks sa tuled ja miks sa siin oled üldse? Ma olen Mauri, nagu kuulsite juba. Tulen Vasalemast 4 minuti kauguselt. Minu kodurada. Nii et lähme vaatame. Väga lahe. Näeme esimesel rajal. Oleme jõudnud siis Järve-Tallu esimesel rajale, et 86 meetrit ja viskan eest käega oktaani. Milline imeline vise. Mina oma katkise käega nii kõrgelt küll ei lähe. No, kõige parem polnud, aga vaatame, mis saab. Lähed järgmisele. Või minna, jah. Nii, ma ei tea, mis iganes kettaga see Mauri viskas. Ma olen viskan Teslaga. On jätkuvalt käsi katki. Ta on natukene paremaks läinud, nii et äkki me saame täna mängida. Ma muidu kogu aeg alt läinud, aga Mauri näiteks ülevalt saab ka, ma proovin ka. See on nagu hästi tahtnud sisse traigida. Aga päris hea. Aga vist on okei. Ma arvan, et Jussil on parem. Vaatame, mis siis edasi saab. Vaataga Mauri meil sügevaid jutud või ma teada, et sa läksid MVP-sse. Kuidas tundub? Mis tunne on? Ma ütleks, et MVP ketud nagu ketud ikka, et lendavad sinna suunas, kus on vaja lihtsalt harjuda. No selles mõttes, et ma ei tea, oskagi rohkem neid küsida selle, kui ketas on ketas, siis nii on. Jah, vaatame, mis hooaeg toob. Kui palju sa siis nii-öelda reaalselt tahad see aasta võistlusi kaasa teha? Kas kõik Euroopas või teed mingi tiiru USA-sse ka või? Ma üritan kõik ikka Euroopas kaasa teha ja hooaja lõpus vast lähen käin USA-s ka korra ära. Nice! Nii. Päeva esimene putt. Vaatame, saama hakkab. Ikka sisse nagu peab. Eile putis minu putteritega 100%, nii et... Ära eksi nüüd. Ai, lihtne. Ma viskan siis MVP Bergiga, et üritame selle sinna korvi visata. Ei läinud. OBS ka. Kuule, see annab lootust. Kuule, annab väljas. Ühesõnaga. Mida? Bergiga, MVP Berg. Mina vitsin Tauniga, täna on 74 meetrit ja Taanel viskata. Kõik on lihtne. Ma nädala mängul viskasin ka peaaegu välja. Ma nagu kardan, et see ketas jääb kangeks alati. Oi! Kuule, head välja viskasid, kuule. Hästi, ois. Ja. Mul on käsi haige. Mõlemad saame 3. Oota, ma olen ka viskama. Karl viskab ka. Ma viitsi Karlile viskab anda. Oi. No tuul lükkab või? Oi, tuli. Hästi. Kerge tagant tuul meil siin. Nii et ärme alarooda pane siis.
lihtne värk. Mürgine. Jalaviga, okei, tubli. Keegi näitada. No veel ei putinud. No oi-oi, natuke äärde, aga loeme ära. Aitäh. Kõik tänu Jussile. Jah. Ando on ka. Sellepärast see vilgub, et ma ei tea. Ei no tore. Vaatame, et kui super. See on ka vägev. Võin kohe enda omanda. Mul ei vilgu. Võib-olla ma läksin noppale pihta nüüd. Nüüd ei vilgu enam. Hea küll. Oi. Ei läinud läbi. Libastusin veits. Midagi ma teha. Jõle tuul on. Nii, ma näitan siis, kuidas siin eeskäega võiks mängida või kui äkki saab jälle MVP Bergiga. Oo! Tuul mängib päris hästi täna, et lähen vaatame. Päris okei oli see isegi. See oks, ma arvan. Ma siis alustan. No mul ei ole väga tore vaade siit, et no ma proovin mingi annuka asja. Oi, hea proov. No meil on, no ikka on minna, aga ütleme nii, et Panete ära. vabalt. Tagant tuul on. Nice. Hästi. Tehtud. 83 meetrit. Meil on siin tuul ja ma ei saa aru, mis nurga alt see tuul on. Pigem on vastu, nii et ma lähen viskan jälle selle tõsaga. Viska lihtsalt kõvasti ja valesti. Tundub väga hea. Hea poiss. Jop, hästi. Super luks. Karlile mikrit ei anna jälle. Karl viskab, millega sa viskad, Karl? Feedbackiga viskab tagant kätt. Karlilt ka väga hea ise. Ja Jop. samas kohas. Hästi. Mina siis lähen Super. sellise kettaga, et kange fairway. Oi, kui tajustada. Kenasti putil. Super. Lihtne värk. Tõstame selle 4 meetri puti sisse siis. Tõesti. Palun teile. Nii, ja nüüd pean mina putima hakkama. Lase Jussil ka midagi teha. Ja no Juss viskas, aga noh. Ta tahab rohkem filmida täna. Aga ta võib-olla saab veel puttida, sest mul on ütleme niimoodi, et päris kõva tuul. Ilusti sees. Aga tuul tõstis küll päris hästi. Jah, aga korv püüdis vähemalt. Aga korv püüdis vähemalt. Läheme 5. Lähen 5. jah. Jaa, 125 meetrit lähen jälle tõsaga. Võib-olla saab. Mul on mikrit, ma ei tea, kellele ma räägin. Mulle räägid. 125 meetrit par 4. Mine läbi sealt. Aga kuule, see on ju idekas. Kõrge vise, aga vise oli hea. Vise oli väga hea. Küll sa oled täna tubli isegi oma
väikse protsendiga. oma haige käega. jah, oma haige käega. positiivne on see, et vaata käsi on haige, siis reageerid rohkem nagu kontrollile. ja kuuske kinni. Mul vist kukkus alla ära kuskil. See on juba norm. Ma ei tea, mõlemal tundus suht okei olevat. Ma viskan volti. Fairway ketas. Stabiilne. Kuusest mööda. No, hästi skippas ka veel. Olen vist enne mänginud siin ajal. Tundub küll, noh. Ma saan ka mängida lõpuks. Ei saagi Karl kogu aud endale. Aga me oleme üsna huvitava koha peal. Pigem võiks veits sinna poole. Ma olen viskan zooniga On... jälle. Ma lähen teen selle safe run'i, siis Karl saab rünnata. Metsases on Okei, käpid see ei olemas. olnud safe. Karl, sa pead ikka safe ima tegema. Ei no ikka kaugele. Mul läks käest ära. Nii, Karl proovib ka. Karl vaatab, et seal ei ole üldse kuskilt minna, kus see uss üldse läks. Miks siis nii? No, kui nüüd tegi siukse... No siis saad rannida ju. Ei saa ju, ta ehti küll lühitada. Ja mis siis, see on ju nii vähe puttida. Teil on ju putt Just tegi kuumdara. pahandust. Karl peab nüüd tööd tegema. No sama Ei kaugel. teagi nüüd, kumb sullem on. Hakkate puttima. Ma jõudsin siis neist mähkaritest natuke kaugemana nagu ikka. Ja väike siuke haiseri lähenemine. Tops ei läinud, aga Millega lähenesid? MVP Bergi alla. Ikka see Berg. Me peame leidma mingisugused mikrid, mis saab 3 tükki korraga ühendada. Ja läks sisse. Jumal tänatud, Karlil see kaamera ees puttimine töötab paremini kui niisama nädalamängul. See on nagu positiivne. Ta peab näitama, et ta oskab. Jah. Mähker, aga... Ja mõlemad 3. Star frame. Jee. Ühesõnaga, hoop, vana hea. Testime, mis maitsega see on. Ei ole palju mulje on siin täna miskipärast. Vale ketas oli mu kotis. Mulle ka siis. Maitseb hästi, see rabarber omas on mu lemmik. Seda barber on tõesti hea. See on tõesti hea, nad võiksid meile seda tervelt anda rohkem. Aga me oleme 6. rajal, 68 meetrit, Karl viskab esimesena. Palun, viska. Okei, ma viskan ise siis esimesena. Ma lähen peale, ma lähen verdiktiga peale. Ma topsi siis. Uus verdikt. Top see. Väga hea verdikt on, super. Oi, üle kangutasin. Ja väntsutas üle nagu ikka. Üle kangutasin. Mähkar. Mähkar. Ta on mikrid ka või? Ei tea, mida on ta? Ma tahan äkki pean topsi, ma tahan karjuda. Ahah. Nii, võiks küll topsi panna ju. Oi, kui lahja. Oi, kui lahja või? Oi, kui vaikselt võiskasin. Enda Ära kohta poki. lahja. Ise olen lahja. Ma olen jälle MVP Bergiga. Hoia nüüd. Hoiab. Ja ära kukub. Et Aga no jälle. Kukub alla. Lebo. Putti. Ma pean seda tark putti teha. Joiss, kui ma ära mööda panen, siis pead sina puttima tulema. Ja hästi. Edas. Ma panen ka siis kohe. Appa. Tahe tulemus, lähme edasi. Lähme edasi kiirelt. 64. 64 või? Jah. Okei, kui Karl ütleb, et mina pean viskama, siis mina pean viskama. Ma lähen harbiga. Tore, nüüd mulle antakse mikker ka, ma loodan, et midagi oli kuulda üldse. Räägi uuesti, millega sa lähed ja mis sa lähed. Rada on 64 meetrit, ma lähen harbiga, siin on vaja käppi tabada ja kogu muusika, midagi muud ei olegi vaja teha. Ja ma ei taba käppi.
ja Karl, sa saad ikkagist visata. Kas tõesti me peame hakkama oma pirkustreiki lõhkuma või? Mul on küll siuke tunne, jah, mul see käsi ikkagist ei ole hea. Sa viskasid praegu. Mulle ei meeldi. Näita, mis sa oskad. Mina lähen zooniga, aga ma ei oska. Oi, eeskäega. Pange silmad kinni igaks juurde. Pange silmad kinni, jah. Ei, ma ei tea. Mina olen sellise rohelise kettaga. Daniel andis mulle. Väga hea ketas, 2 topsi visanud. Ketaks on büro. Paluks siis siin ka topsi. No vaatame, kas on vaja praegu. No võib-olla ongi. Ei, tuleb vara. Väga hea. Oli mul ise nagu tali, aga ikka oli parem nii värdama. That's what she says. No! Hea proov. No jah, ma võin jälle päästma hakkama siin. Vaatame, mis puus siis Karl tehtud on. On. Ja pani ära. Oh my god! Wow! Ma ei tea, mis putru see mees hommikul sõi. Tavalist putru. Võtan välja kettidest või? Ei ole vaja. Meil mõisa peal ei ole. Ma ikka proovin Enviga, jah. Pole vahet, kas ketas on ees või ei ole, vend peab ikka sealt läbi. Paneme läbi ketta, jah. Ühesõnaga, rada on 85 meetrit. Viska otse, ma lähen stiletoga peale lihtsalt jõuga läbi viskama. Sest ma kardan seda, et kui ma siin touchi pealt hakkab midagi tegema, et ma olen sealt tiigis oma tööd. Ma olen niikuinii seal tiigis. Paneme jõuga läbi ja lihtsalt metsa. Päris hea oli see. Oh jumal, jummel. Mida sa tegid just? Ma ei tea. No nii, ma olen Hawkeye'ga. Ma ei tea. Istu. 1/10 ma olen korvi all siin olnud. Istu. Ei. Soo! Ei jopa! Ei tule siia! Nii ma ei pannudki tähele, kus need mähkarid panid, kus nad kuskil küll on, aga üks metsas ja üks mina lähen viskan siis heksiga. Üritan lihtsalt otse käppi visata ja muud midagi. Ei no jah, millest me räägime? Putil. No 10 peal. Et tundub, et see pirkude striik sai nüüd selle raega läbi. Ja tundub, et mähkarid ei tea, kus fairway on. Meil on 10 meetrit fairway'st kõrval lambist. Nii, Juss. Jah, pane sisse, aga kus me paneme? Ma ei tea. Ma teen siukseid asja. Ma räägin siia Karli mikrisse. Ma lähen viskan zooniga ja ma viskan hästi huvitava tehnikaga. No nii, vaatame, mida teeb. Ma vaatan siit laagedalt, kuidas asjad käivad. No nagu ikka. No sellise tehnikaga me ei jõua kuskile. No nii, ma pean nüüd mõtlema, mis ma teen. Tundub, et vaated on eeskujulikud. No siin väga mingit vaadet ei ole, ütleme nii. Tunnen juba kärsalõhna natuke seal metsas. Kuulsite kuulis kärsalõhna? Ajud kärssavad vist. Ei, kahjuks ei saa vist. Pane otse lihtsalt puusse ja siis vaatad edasi. Aga viska mulle kätte, viskan edasi. Ma tahaks need ära võtta, need ojasid. Ei saa. Aga tegelikult, oota, pane rollerit. Mis rollerit? Oi. No, parem ikka, sest siin ei ole muud varianti. Kaunis pikk putt, kõrgendatud korv. Tuult on vähe õnneks. Vaatame, mis saama hakkab. Oi. Natuke tuult oli ka ikka. Tundub, et on tuul seal. Kohe kaamerast välja. Mis sa teed nüüd, Juss? Räägi mulle. Me peame seda asja kuidagi päästma hakkama, sellepärast, et muidu me siis hakkab tekkima see olukord, et on Maurit tuppa. Tuppa võib-olla ei saa veel, äkki. Äkki Juss päästab. Päästa vässa. Ei päästa midagi. Või nüüd pani kuskile vette selle. Ja pori lõiku viskas. Jah, ilusti kraavi vist. No, mida päästma hakkama? Ma olen vahepeal enda kätte juurde. Juss on ka siia tulnud.
Tundub, et hea koht on siin. Putid ära või? No, kui sa nii ütled, aga ma pean ennem ise ära panema. Ma võin püüda, kui vaja. Ossa nugis. Esimene eksimus. Esimene. Putil. Nii, ma olen siia jõudnud. Koor tundub päris kõrgel isegi. Vaatame, mis saama hakkab. Väga hea, ma mõtlen Maurile teise putteri. Ma ei tea, kas sa tahad seda. Väga muu ma ei ole puhtam. No. Ma annan selle, mis korvis on. Anna mulle see, mis korvis on. Karjus oma on jälle vees. Jah. Perse küll. Ma võtan su stileto ka vahepeal ära. Aga see ka siin. Muidu jätad maa, jah. Jala viga, kuule. Ketta taga peab olema, jaa. Ai, siin nädalamängudel lubame veel. Oi, kuule, minu puteriga ei olegi enam 100%, ja. Esimene eksimus. Ta ütles, et ta putib kindlalt ära selle. Aga ma andsin valet värvi äärega. Mul ennem ma andsin valge äärega. Tuleb viiakas isegi või? Seal on natuke tuult ka, ma lihtsalt ütlen. Just jalake, millega sa tegeled? Ma olin nii enesekindlalt, sa paned ära. Ma olin jah, seepärast, et mulle kõrgendatud korvid meeldivad rohkem. Mulle ka. Oleks sisse. Nii, oleme siis front 9 lõpus, 165 meetrit. Kaamera pealt küll korvi näha ei ole, aga varsti näete. Et siin kerge siuke fore aiser on vaja visata. Lähen jälle büroga. No ei eksi siin nüüd. No jah. Ja seal on umbes 5 peal, nii et kõik on hästi. Palun, sinu käes on mikrofon, mine. Peab, et korvi alla panema. 65 meetrit teravalt. Lähen Läti rivega. Tagant kätt. Kas lähed parema käega? Ma olen vasaku käega ja ma vihkan siukseid käppa taga käega, sest ma ei oska mängida neid. Ma siit ülevat ei saa kuskilt, ei saa. Ei, me juba proovisime. Tuul on valelt poolt. Ja läheb läbi okste proovima ja ei läinud. Aga muidu oleks võib-olla päris okk olnud. Karv viskab ka. Tahad Miklit ka? Miklit. Miklit. Mis sa teed Mikliga? Jussil on ikka nagu meil see R-tähega probleeme. Longilattad lagisevad tal. Sponsoreerige palun, jõle hea on. Ma ei tea, ma lähen feedbackiga, aga kas ma lähen siit või sealt, ma ei tea. Võiks ükskord välja tulla see rada. Ära lihtsalt ütle, pane. Ja tsipa kõrge. Jah, aga ma sain lõpuks käpist. Mis härra tõi meil Heavenlit. Ma ei tea, esimene emotsioon siis. Oi, lõhnab nagu kummikomm. See on tõesti hea. Mauri, tahad ka proovida? Ma olen juba enne proovinud, et proovime nii-öelda esimest korda. Et soovitan. Väga hea maitsega on. Räägi, Mauri, miks sa ei ole tahtnud omale sponsoreid? Küll on aega selle jaoks. Mul tekkis küsimus just, et mul hakkab juba selg läbi märjaks minema, et ma ei jõua seda seljakotti enam tassida. Äkki hakkad mul kädiks midagi, et sul ei tule täna kuidagi välja see. Kui me eelmise video lõpetasime sellega, et Jussil on käevigastus, siis see käevigastus on jätkuvalt. Aga see ei sega putimist? Tahaks loota, tegelikult segab, aga me anname endast parima, sellepärast me lubasime sisu toota ja see on praegu hetkeline eesmärk. Aga lähme putime. Aga kiire küsimus, miks te Jussi ketta tagant mängite, kui Karl kogu aeg tassib? Ma tassin putiga. Kuule, sär, jah. Äkki see on nüüd Juss? No jaa, proov oli hea, see oli päris hea proov. Oleks nüüd Foreneedi panna. Foreneedi või? Ei, see on nagu see, mul üks sõbe, Kristjan Grimberg igal pool. Pareks Foreneeti. Võiks Fore panna küll, aga ta ei oska.
oi, minu mõttes, Maarja ootab lennuk ära, ma lähen Tuleb putin teine nii kaua. Ma ei tea, miks ta seal lennukit see ootab. on auto. Jop. Ma putin ka siis. Ei eksi ja me oleme ühega maas. nii. Nii, frontline on läbi. Skoorid on meil -5, Mauril -6. Kui sa tahad näha, kuidas Mauri lõpetab selle üldse terve raja, siis pane kindlasti subscribe ja kommenteeri all, mis jäid lõpptulemused ja kõikide kommenteerijate vahel loosime välja ühe Mauri Prodigy kette eelmist aastast Mauri autogrammiga. Kõlab nagu plaan ju. Kõlab nagu plaan, eks ole? Nii et pange lihtsalt alla kommentaar ja subscribe. Näeme Like, subscribe ja näeme juba Back 9-is. Back 9-is. Tšau, pakaa.